Sõidusoodustus väljaspool pealinna elavatele üliõpilastele, tudengid tänavale protestima. Mitusada Eesti eri paigust pärit üliõpilast pidas Mustamäel miitingut ning tegi trolliga protestisõitu, mille tagajärjel aga puu püsti täis trollibussi tehnika üles ütles. Tudengeid Tallinna ülikoolidest ja kõrgkoolidest kogunes täna keskpäeval Akadeemia tee trollide lõpppeatusesse rohkem kui protestiaktsiooni korraldajad arvatagi oskasid. Osalejate ühine nimetaja oli, et õpitakse küll Tallinnas, kuid kodud on Virust Võruni. Kõik siin viibijad on tudengid? Tudengid on välja rehkendanud, et nende jaoks läheb sõit pea 300% kallimaks. Kui kvartalikaart maksis seni ligi 300 krooni, siis soodustuste kadumisel tuleb selle eest välja käia 800 krooni ringis. Tudengi rahakott on aga õhuke ja sellisele kulutusele naljalt vastu ei pea. Tudengid on ju kogu aeg olnud ikkagi nõrgemas seisus ja peaks need ikkagi rohkem toetama, kui et veel maksudega koormama. Me leiame, et kõik üliõpilased peaks olema võrdsed, erinevalt sellest, kas elame Tallinnas või maal ja väljaspool Tallinnat. Kas ei ole plaanis ennast näiteks Tallinna registrisse registreerida? See on üks võimalus, aga siis kaoks ära ju sõidutoetuse taotlemise võimalus, et ei. Nimelt on praegu tudengitele riigi poolt võimaldatud kojusõidutoetus, mis tuleval aastal on 440 krooni kuus. Liikuda on aga vaja ka Tallinnas ning jalgsi käiguks on vahemaad siin paraku liiga pikad. Abi pole ka pabertalongidest, mis kõigile sama hinnaga. Kas te sõidate ise palju ühistranspordiga? Jah, et ma käin ka praktika, et ma pean nagu ühe tööotsani jõudmiseks 2 korda bussis sõitma ühe otsa peal, et kokku 4 korda päevas ja 400 krooni sellest ära maksta ei kannata. Me tahame, ütleme siis nii, et avalikku tähelepanu sellele probleemile juhtida, mida siis hetkel tudengitega proovitakse teha linnavõimu poolt. Tegemist on päris karmi diskrimineerimisega elukoha järgselt. Sõidupilet soodushinnaga, vahet ei ole, kas Tallinna, Tartu või Võru oma. Palun, tehke midagi! Ja vähemalt tudengid tegid, kõik koos mindi trolliga linna poole sõitma. Oodati ära küll pikk lõõtsaga troll, kuid sõitjaid kogunes sedavõrd palju, et trollibussi jõud ütles lihtsalt üles, sest ei jaksanud nii arvulist tudengkonda ära vedada. Üliõpilastel tuli aga veel enne esimese peatuse kättejõudmist sõidukist maha ronida. Nii suure rahvamassi tõttu trolli veomootorid ütlesid üles. Troll on vaja ära pukseerida siit. Rikki läinud sõiduk veetigi minema ning protestijad jagunesid lihtsalt teiste trollide peale. Tallinna abilinnapea Taavi Aas on nimetanud meeleavalduse korraldamist poliitiliseks provokatsiooniks ning kutsunud tudengeid üles sellele mitte alluma. Hinnangut, mis põhineb sellele, et üks peakorraldajatest Keter Tiirik kuulub Isamaa ja Res Publica Liitu, peab Keter absurdseks. Me tegeleme küll ainult üliõpilaste esindamisega ja ainult üliõpilaste huvide kaitsmisega, et 20 000 tudengit, keda asi puudutab, et see ei ole poliitiline. Tudengid kinnitasid, et tänane rahumeelne tähelepanu juhtimine probleemil oli esimene pääsuke. Kui midagi ei muutu, kavatsetakse aktsioone jätkata. Head nõu, kuidas seda teha, saadakse kogemustega sõpradelt Euroopa tudengkonnast. Ja meil on nüüd telefonil linnavolikogu esimees Toomas Vitsut. Tere õhtust! Tere õhtust! No, üliõpilased arvavad, et Tallinn läks lolliks ja Tallinn ei salli võõraid tudengeid. Kuidas te üliõpilaste protestile vastate? Tallinn ei ole lolliks läinud. Me Tallinnas tegeleme ikkagi Tallinna asjadega. Antud juhul on tegemist probleemiga, mis hõlmab kogu Eestit ja kogu Eesti tudengkonda. Tõenäoliselt lahendus sellele saakski olema selline, mis ei puuduta ainult Tallinna. No, abilinnapea Taavi Aas ütles nädal tagasi, et tudengid on riskirühm ja tahaks probleemile leida õiglase lahenduse. Mis on see õiglane lahendus siis? No kindlasti ei ole õiglane see, kui Tallinna maksumaksja maksab kinni tudengite sõidu ühistranspordis. Piletihind praegu hõlmab ainult osa sellest kulust, mis linnal ja linna maksumaksjal tuleb maksta. Ma arvan, et nende inimeste jaoks, kes Tallinnas registris on ja maksu maksavad, on jälle see ebaõiglane, et me peame kogu Eestit puudutavaid probleeme lahendama. Aga kuidas tudeng peaks käituma? Registreerima end siis Tallinna sisse või mida tegema? Tudeng peab otsustama, kas ta tahab saada toetusi omavalitsusest nimega Tallinn või sellest omavalitsusest, kus ta seda kojusõidutoetust saab. Kahelt poolt ei saa ju ometigi toetusi taotleda. Tudeng peab otsustama. Kas see ei vii selleni, et tudengid ei taha Tallinnas enam õppida? Ma ei usu, et sellepärast keegi väga drastilisi samme ette võtab, et ei saa
Tallinna käes ühistranspordis sõitmiseks soodustust. Selge. Selles asjas on siis lahendus tudengite enda käes, aga rääkides linna eelarvest veel, kultuuripealinna 2011 juhid on mures, et pealinn plaanib kultuuripealinna ettevõtmisi finantseerida vaid 20 miljoni krooni eest, vaja oleks aga 2 korda rohkem, jutt on siis tuleva aasta eelarvest. Missugune see rahastusperspektiiv kultuuripealinna ees ootab? Me oleme seni kultuuripealinna üritusi finantseerinud niimoodi, et oleme eelarvest andnud raha ja andnud vabad käed sihtasutusele see raha ära kulutada kultuuripealinna ürituste jaoks. Kuna meil on praegu kitsamad ajad, siis tõenäoliselt tuleb rahaga ka natukene kitsamalt ringi käia ja vaadata, et mida on vaja teha ja siis otsustada, kui palju me saame sinna ressurssi anda, kus me need ressursid saame ja kas me saame selle asjaga kuidagi odavamalt ära teha. Kultuuripealinna nõukogu võttis täna uue juhatuse liikme veel lisaks tööle. Jaanus Mutli sai siis teiseks juhatuse liikmeks ja ta saab 50 000 krooni kuus palka, mis vastab tema vastutusele ja tööülesannetele, nagu pressiteenistus on teatanud. Kas see tähendab siis seda, et hakkab kultuuripealinna projektidele raha sisse tooma või välja? Eks kindlasti tema üks tööülesanded ole ka see, et ta peab leidma nendele üritustele, mis kultuuripealinna jaoks on välja mõeldud ja kavatsetakse teha finantskatet. Neljapäeval võetakse eelarve vastu volikogus? See neljapäev on esimene lugemine, järgmisel neljapäeval nädala pärast on teine ja kolmas lugemine ja ma loodan, et me võtame siis vastu. Aitäh, linnavolikogu esimees Toomas Vitsut intervjuust.